No nii, Joe, meil on videotega väike paus siin olnud, aga seda ka põhjusega. Viimane lõik vist oli see, et otsustasime uue auto kasuks, et kollasega enam ei jätka ja seda ka suht lihtsal põhjusel. Et kuna see mootor oli suht siin piiri peale keeratud, siis oleks vaja see suht palju ümber teha. Pluss siis tagasillad ja kõik need sillalahendused tuleks ka natuke ümber teha, et otsustasime, et lihtsam on uus auto võtta. Ja tahaks ka tegelikult ideaalis nullist teha midagi enda järgi, aga kahjuks siin ajaga on suht keeruline ja päris nii lihtsalt ei saa. Aga otsustasime auto ära müüa ja läks ta siis Itaaliasse ja auto sai müüdud äkki detsembri lõpus. Ja peale seda siis hakkasime uut autot otsima. Aga vahepeal ehitasime üht teist autot, kes siis eelmine aasta, nüüd aasta lõpupoole sügisel siis märkas, siis sõitsime ühe Subaru BRZ-iga. Ja seal oli siis originaalmootor, panime mingi Lockheedi peale lihtsalt proovida, kuidas see kere nagu üldiselt on. Et tahtsime teada, kuidas ta juhitavus on, et lihtsalt kuna ta on hinna poolest Nissan S-Kerest nii palju odavam, aga juhitavus ja asjad võiks nagu suht sarnased olla, siis tahtsime teada, kuidas ta käitub. Ja olime suht positiivselt üllatunud, et väga hea on kõik ja tasub nagu teha selle kere peale asju. Ja et siis otsustasime, et paneme sinna natukene võimsama mootori vahele. Ja võtsime Mersu M113 V8 ja otsustasime selle sinna vahele panna. Ja nüüd praeguseks on ta valmis, sõidab, ees on tal Wisewabi Lockheed ja tahaks teda nüüd varsti proovima minna. Auto käis siis meil Haapsalus West Coast Motorspordis, kus siis kogu swapi osa ära tehti, ehk siis mootori käppad, kasti käppad, kõik asjad tehti seal valmis ja edasi läks auto Tuune stuudiosse. Et seal siis tehti juutmestik, aju ja edasi ka düno. Nii, selle autoga on ühel pool. Nüüd oli vaja otsustada, millega me see aasta Pro-klassis sõidame. Ehk siis otsisime valmis autot, leidsime Norrast ühe variandi. Tegu on Nissan Silviaga ja tundus kõik nagu väga hea. Olid ennem Pro-klassi sõitnud, oli semiprot sõitnud, oli seal tulemusi ka teinud. Et tundus nagu väga põhi, millega sõita. Mootoriks oli 2JZ. 2JZ engine, no shit. Ja otsustasime selle ära võtta. Kahjuks aga seda vaatama minna ei saanud, kuna ta oli Norras ja ta ei olnud nagu väga siukses, ütleme, lihtsasti pääsetavas kohas. Et sinna minna tundus siuke suht peavalu, nii et me otsustasime lihtsalt ära võtta. Ja piltide kõige järgi tundus nagu väga okei, kõik oli väga hea ja kui auto kohale jõudis, siis olid asjad tiba teistmoodi. Siinkohal tänas Kera Ranesti, kes selle auto meil ära tõi, et kui keegi tahab Skandinaaviast autot tuua, siis saate neid julge küsida ja paneme alla ka lingid, et saate vaadata nende tegemisi, et nad driftivad ka. Ja nüüd juba lähme klippidega edasi Haapsalu poole, vaatame, kuidas selle auto ehitamine edenes ja varsti jätkame. No nii, tegu on siis S14 Silviaga, Jaapani kere, originaalis RHD ja rool on ümber visatud vasakule. Ostsime ta Norrast nii-öelda siis valmis autona, aga nagu ikka nende valmis autodega, siis tuli päris palju ümber teha, aga ma ütleks, et meil tuli ikka väga palju ümber teha. Et ma arvan, et alustame puurist, et kogu vana puur tuli välja saagida ja täitsa uus asi teha siia ja siis tuli ka mootori poole pealt väga palju veel välja. Ja eks need üllatusi tuleb siin, ma arvan, veel ja veel, aga ma arvan, et vahel räägime natuke täpsemalt. Jätkan Simoni juttu siis natuke detailsemalt puuriga. Esimene asi oli puur ja vastand tegelikult mitte, sisuliselt ei vastanud mitte millegile. Oleks saanud küll seda natuke siit-sealt sättida, aga päeva lõpuks oleks see töö nagu mõtet olnud. Lõikasime puuri välja ja tegime siia nullist täitsa uue puuri sisse ja puuri koha pealt siis vaadati üle, kõik on okei. Et sellega oli fine. Siis mootori koha pealt oli number 1, see väljalaske pool oli siuke nagu hästi kummaline, et kõik lekkis, erinevad torud, siuksed vastikud üleminekud ja mõtlesin, et okei, et teeme sealt nagu pilti ilusamaks. Et sumpa oli ka siuke juba nii peksa saanud ja mõtlesime, et teeme selle nagu vähe paremaks. Simon võttis uue Turbo Systemsi turbo, see on kuullaagri peal. Tegelikult eelmine oli vist ka isegi kuullaagri peal, oli Precisioni mingisugune turbo, aga seal oli lekkeid oli palju.
alustasimegi sellest tegelikult, et tahtsime sumpat teha, aga tegelikult mootor istus igatepidi nurga all. Ta oli nagu kõrvalistu poole nurga all ja siis mootor ise oli ka veel nurga all. Võtsime selle esimeseks asjaks, viskasime need käpad minema, panime uued käpad, saime mootori ilusti sirgu, kastid, alad, kõik istusid nüüd ilusti. Siis sai summutit tegema hakata. Kollektor oli ka, lekkeid oli seal päris palju, seal oli juba, ma arvan, et nii mõnigi mees juba üle käinud. Viskasime selle lihtsalt prügikasti, ostsime kõige odama variandi sisuliselt, no kõige lihtsam. Võtsime Zap Speedingu kollektori, nagu ma ütlesin, Simon ostis siia uue turbosystemsi ja teeme otsast lõpuni 3,5 tollise summutiga. Siis kuuma osa pealt võiks nagu okei olla, teeme sisselaske torusid natuke ümber, kuna turbolt on siis turbo, ütleme, see külm osa nurk on nüüd natuke teine, et seal peab modifitseerima ja proovime niisugust nagu lõdviku majandust nagu ära kaotada. Et ei ole niimoodi, et on ühe toru peal on mingisugune 4 lõdvikut, mis igaüks võib nagu puruks minna. Teeme sinna uue toru, teeme siia poole uue toru ja vaatame siit poolt ka vaakumlekked üles. Ma esmapilgu nägin, et nii mõnigi oli. Et vaatame, paneme siit ka midagi kinni, teeme selle sisselaske poole ka niisugune enam-vähem viisakaks. Et sisselaske kollektorit me iseenesest vahetame hakka, tegelikult need originaalid voolavad väga hästi, et kasutame originaali. Siis karteri võtsime ka küljest ära, panime sinna Tomei päffeli sisse, et õlitusnälga ei jääks. Ja liimisime sellega tagasi. Ja ega seal muud ei olegi, kui siit sealt natuke näppida, mõni voolik, lõdvik asendada, natuke paremini viia neid asju ja põhimõtteliselt peaks olema okei. Siit edasi juba läheb suure tõenäosusega Tuner stuudiosse, eks Kaake Villi siin. Ma ei kujuta ette, mis nad teevad, kas nad siis taastavad selle või remondivad teevad paremaks või üldse kogu uue süsteemi peale, eks seda siis näeb. Ühesõnaga see Nissan kokkuvõttes ei tundunud nii konkurentsivõimeline, nagu ta alguses võib-olla mulje jättis. Et pigem on selline entry-level pro-auto, aga ma tahaks midagi konkurentsivõimelisemat. Ja sel päeval, kui me selle filmisime Haapsalus, tuli ka selle auto pakkumine. Ja sellele me enam ei suutnud öelda ja võtsime selle auto ära. Kiitos Ivanovic. Ooteks. Ja ma arvaks, et see on kõvasti konkurentsivõimelisem, võib-olla ka natuke parem igas aspektis. Nii et praegu me oleme tegelikult juba Tartus ja suundame Kaagi poole ja lähme vaatame, äkki saame paar dünatõmmet selle autoga teha ja saaks juba varsti proovida. Goodbye. Nii, oleme Tõnas kohal, saime auto käima ka, meil oli kodus tegelikult probleem sellega, et hakkas aju uuendama ja jättis selle millegi pärast pooleli. Ehk siis pidime praegu uue aju peale panema ja nüüd läks auto ilusti käima ja hakkame vaikselt teadistama. Juba on rohkem pauku kui kollasel oli. Oba, midagi oli lahti. Midagi tuli lahti vist. Mingi veevoolik.
Oi. Kuule, see vist on vesi, jah? Läkski liiga hästi. On ikka vesi ju. See on nagu kõik korraga. Lihtsalt see on sitane vesi. Arvad, et see on vesi, jah? Mis ta ära viskas otsast ära? Selle termostaadi flantsi küljest viskas lahti. Vaata see alumine sinine. Tore koht. Ühesõnaga, see käib siin küljes ja siin on mingi väga vale tükk üles, et see sisuliselt toorõngaga võidis kogu seda asja kinni. Siin tegelikult peaks mingi boldiga süsteem olema, aga enam-vähem nagu siinpool. Aga miski pärast ei ole. Nii et mõtleme midagi välja. Isaks käib päris kõvasti. Väänad nagu on ju. Hetkel on minimaalne puust, et see vedru pealt on hetkel. Okei. Praegu mind segab õlirõhuse hüppamine. Et mul on siin ilusti tõmbe ajal 6 barri ja siis järsku kukub 4 barri peale. See on pigem nõme. See on 2 varianti, kas ta on under või ta on päris probleem. See on päris okei, et sul keset tõmbet nagu kukub 2 barri nagu õlirõhus. Vaatab filtrisse ka ära. Võiks vaadata huvi pärast. Filter ei ole põhjustaja muidugi, aga võiks vaadata lihtsalt, kas seal nagu mingid tulemus on. Pigem vaatab. Filterid on ja. 2 tükki, jah? Seal on kõik timm, siis keeraks edasi veits jõuda. Nii, aga võtame siis päeva kokku. Ühesõnaga Düno läks hästi ja läinud hästi, et ühesõnaga saime tõmbed tegelikult tehtud ja lõpus, kui hakkasime jõudu keerama, siis tuli mingi õlirõhu error sisse ja vaatasime õlifiltrisse ja nägime seal ka salematerjali. Ehk siis nüüd edaspidi otsus on see, et me lähme Viljandisse, lähme Jakob Ina juurde, kus siis äkki saab selle mootori korda ja siis tuleme juba siia tagasi. Aga praeguseks on edaspidine teadmata, nii et see on. Natuke liiga spicy oli või? Liiga palju, jah. Hakka leidma, kes sul metallitööd teeb. Selle võistluse saad ära sõita. Õlirõhk ei tohiks olla selline sika-saka ja lõpus 0 barri. Et